Reeglina on nii, et need noored, kelledele soov saada täieõiguslikuks jalgratturiks või mopeedijuhiks, peavad selle eest ise hoolitsema, omale põhitõed selgeks tegema ja eksami sooritama. Harjumaal Viimsi koolis aga läbisid 4. klasside õpilased lausa mahuka õppeprogrammi. Mõte tuli sellest, et sõites üks päev läbi Viimsi, nähes, kui palju jalgrattaid on Viimsi kooli ees, siis tekkis küsimus, et kas need lapsed ka tänaval liigelda oskavad. Ja astusin kooli uksest sisse ja hakkasin rääkima ja huvi kooli juhtkonna poolt oli suur. Neil olevat olnud eelnevalt keegi, kes neid aitas jalgrattakoolituse läbiviimisel, kuid sellel aastal seda ei olnud ja siis otsustasime neile appi tulla. Tegemist oli mahuka projektiga, kus alates aprillist viidi 100 lapsele läbi 22 tundi õpet ja lisaks praktiline sõit. Enne otsustavat eksamit kontrolliti julgestuspolitsei politseinike poolt lausa ratta tehnilist seisukorda ja ratturite valmisolekut. Kuidas sinul on? No, kuidas sulle endal tunned, et näed? Sul on natukene lõdva. Pane natuke rohkem. Mida vähem teil peas pärast liigub, seda lihtsam on. Vaata ise, kui sa kukuda, näed, sa kukud, seda peaks kaitsma, seda enam ei ole. Pange see kiiver, et ta ei liigu teil. No, aga näed, sul on siit tagant kuidagi lõdvad. Et paelu tuleks reguleerida, lähete koju, rääkige MES-ile, aitavad. Ja nüüd, et see kiiver oleks paras, et ta teil ei pigista, aga samas, et näpud siia alla ei läheks. Et see on kõik, peale seda hakkab asi liikuma. Siin on 2 ratast teile. See on üks ratas ja siin on ratas. Vaadake nüüd siukse pilguga, mis sellel rattal puudu on. Mis nagu peaks olema. Helkurid rataste küljes. Kell. Mis te veel tähele panete? Helkurid. Esimene valge helkur või tuli. Ja rattahelkurit. No rattahelkurit pole. Kella ei ole. No kindlasti enne kui nüüd jalgratturist koolihoovis saab tänavaliikleja, vaatame üle, kas tema sõiduriist on turvaline liikluses, ehk siis kas jalgrattar on olemas, helkurid, kas pidurid töötavad, kas rattad on ikka kinni, ja siis lähme, teeme väikesel platsisõidu, vaatame, kuidas manöövritega lood on, kas igaüks valitseb oma jalgratast ja siis teeme natukene liikluses ka. Ilmselt võib sellisest ettevõtmisest vaid rõõmu tunda, kui seda ikka nii põhjalikult teha, on sellest ka kasu. Kindlasti tahaks paljud koolid, et ka neid niimoodi abistataks. Lastel on huvi äärmiselt suur ja lapsed on nõus ohverdama päris palju oma vaba aega. Ja arvan, et seda on väga õige just sellises vanuses ka ära kasutada, et hiljem võib-olla seda huvi enam nii palju ei ole, aga kui me räägime juhiloast, jalgrattajuhiloast, siis lapsele pakub see sellist suurt entusiasmi saada see esimene juhiluba endale ja miks mitte siis seda võimalust neile pakkuda ja lastepoolne initsiatiiv jalge alla trampida. Suur vaheaeg on just alguse saanud. Kindlasti on üle Eesti paiku, kus laps saaks rattasõidu eksamit sooritada. Vanemate esmane ülesanne oleks teda sinna juhtida. Sellest on abi, uskuge.